Tere tulemast järjekordsesse lohutustundi. Mina olen Raul. Koos Ainiga oleme me seda liiklusohutuse auditi kanalit või portaali vedanud ja on siin ka teisi fänne tekkinud. Aga tänane teema on siis Kanamaa liiklussõlm, mis hetkel on rekonstruktsioonis ja proovime natuke seda auditeerida ja vaadata, kas leiame sealt mingeid probleemikesi nii siis lõpplahendusest kui ka ajutisest liikluskorraldusest. Ja ekraanil on ka meil lohutustunni reeglid, et hoiame kaamerad, mikrofonid kinni. Püüame ühekaupa rääkida. Mina üritan siis põhiliselt rääkida ja samal ajal modereerida ja sõna saamiseks võib tõsta kätt ja püsime teemas ja infoks, et siis väga rumalat juttu ei maksa ajada, et salvestame ja avaldame salvestuse YouTube'is kanalil. Ja ma arvan, et sissejuhatuseks piisab, et lähme kohe asja juurde, et meil on tunnikene aega, et Kanamaa liiklussõlm on rajatud väga pikka aega, teda ehitati nõukaajal, oli tõsiseid probleeme materjalide saadavusega, viadukti projekti saadavusega ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt oli ta osa siis Moskva olümpiamängude projektist, kus siis vuntsiti üles nii Tallinna linna, rajati erinevaid rajatisi lisaks siis purjespordikeskusele Pirita tee, aga siis oli vaja näidata ka uhkeid maanteid, nii et Narva maantee ehk siis tollel ajal ikkagi Leningradi maantee ja siis ka Pärnu maantee said päris palju tähelepanu ja tegemist on siis Eesti esimese eritasandilise liiklussõlmega ja ka ainsa siis puhta nii-öelda ristikeina kujulise liiklussõlmega, kus siis Tallinna ringtee, mida 70-ndatel ehitati, ületab Pärnu maanteed. Ristikeina ristmikust lühidalt tegemist on siis sellise lahendusega, mille juba 1915 ameeriklane Arthur Hale patenteeris, kuid esimese välja ehitatud sellise ristikeina sõlmeni jõuti aastal 29 ka USA-s ja pärast seda on ta nii-öelda ikkagi väga levinud sõlmelahendus olnud ja tema kogu idee on siis see, et vasakpöördeid ei ole, need on asendatud silmusrampide abil parempööretega. Ja tema nii-öelda eeliseks on olnud siis see, et on vaja justkui ainult ühte silda, aga see muidugi sõltub sellest, et kui laiad on need teed ja liiklusvood, et praktikas tänapäeval ikkagi ka sellise sõlme puhul ühe sillaga harva saab hakkama, kuigi nüüd näeme, et ka Kanamaal pärast rekonstruktsiooni jääb ka olema ainult üks viadukt. Selle lahenduse suuremaks probleemiks on siis põimumisala, mis tekib nende silmusrampide vahele, mis sõlme kujust tulenevalt on hästi lühike ja nüüd, kui kiirused on suured, siis aeglustavad ja kiirendavad sõidukid peavad omavahel nii-öelda siis kuidagi kokku leppima, et kuidas siis saab sõidurada vahetada. Ja selleks, et seda põimumisala probleemi lahendada, on tegelikult vaja just neid lisasildu ja seda põimumisala eraldada ja tegelikult kogu nii-öelda sõlmelahendust vedada hoopis suuremale maa-alale. Et ma siia võib-olla põgusalt näitaks
Google Mapsist, et kui lähme vaatame Euroopasse, Hollandisse näiteks, kui vaadata selliseid suuremaid nii-öelda nende punaste tähistega teid, siis ilmselt me peaksime nägema siin üsna palju selliseid ristikheinasid, kus ma siin ennem käisin just vaatamas. Osad neist on nii-öelda ka sellised poolikud, need ei ole siin, siin on üks pasul näha. Üks hetk, nii, ei ole ka siin. Ma läksin päris põhja ära, äkki siin. No vot siit hakkab nägema ristikheina. Ja siin on hästi näha seda, et on siis kõikides suundades need põimumisalad eraldatud. Ma võtan labelid maha, siis on natuke parem lugeda. Ortopilti, eks on näha, et üsna pikalt siis on eraldatud kõik pöördeliiklus, kus toimuvad siis hargnemised, liitumised, kuid samas siis siin see põimumisala ikkagi paraku jääb suhteliselt lühikeseks, aga lihtsalt, et oleks ohutum, siis ta on nagu eraldatud otse voogudest. Et selline on nagu tüüpiline ristikhein. Siin ilmselt on need kuskil veel. No siin on näha, et kui nüüd ikkagi on tegemist väga suurte vasakpöördevoogudega, siis modifitseeritakse ristikheina ka täiendavate rampidega. Ehk siin on silmusrambis tehtud selline läbikulgev ramp. Et kui meenutada siis väosõlme, kui sai kunagi projekteeritud, siis oli ka selline pool modifitseeritud ristikhein sinna mõeldud, aga selle asemele tuli hoopiski ring. Ja lühidalt veel, et kui rääkida üldse nii suures pildis eritasandi ristmikutest, siis eristatakse nii-öelda süsteemiristmikke, mis on siis maanteede peateede lõikumised, kus kõik need lahendused üldjuhul on vaba voogsett ehk free flow. Ja siis ristikhein on üks selline, aga on erinevaid tüüpe. Meil Eestis muidugi ühtegi neist ei esine. Kuid on kolmeharulisi, on trompet, on Narva maantee ja siis Piibe maantee ristmik, kuigi sinna trompetisse on siis ka liidetud veel üks maantee, et on niisugune omamoodi gemüüse. Ja teine tüüp on siis jaotusristmikud ja neid on tegelikult hästi palju ja kõige peamine põhitüüp on romb, millest leiab väga palju erinevaid modifikatsioone, aga siis on ka ringe. Aga läheks selle Kanamaa rekonstruktsiooni lahenduse juurde, et projekti on koostanud Reaalprojekt ja mul on siin mõned joonised lahti võetud ja kui hakata nüüd natukene vaatama seda, siis mis on siin selgelt näha, on see, et nüüd seesama põimumisalade eristamine või eraldamine on proovitud teha vähemalt Tallinn-Pärnu suunal, kuid mitte siis ringtee suunal, et uus viadukt on siia ehitatud projekti järgi. Ja mis siin siis toimub, on lisaks veel see, et on rampide kuju muudetud. Nendest 2 rampi on juba tänaseks eelnevalt nii-öelda see kuju muutus tehtud ja 2 rambi kuju muutus on siis toimib praegu teoksil. Ja mis muresid siin võiks olla? Üldiselt ei ole selle olemasoleva, ütleme vana Kanamaa sõlme puhul, kus olid nii-öelda ühe raadiusega rambid, tegelikult rampidel suuri probleeme olnud. Ja üldiselt ka sellisena nad toimivad hästi, sest kui sisenetakse rambile, on juba piisavalt aeglustatud, siis ühtlase raadiusega silmusramp
on lihtsasti läbitav, sest sa ei pea rooli keerama rohkem, kiirus on ühtlane ja kuni siis selle kõveriku lõpuni võib rahulikult kulgeda ja siis tekib nii-öelda see põimumise mure, kus tuleb siis ohtrasti peeglisse vaadata, et kas on võimalik siis põhivooga liituda. Küll aga sellised muutuva raadiusega rambid on natukene küsitavad, sest mis siin juhtub, on see, et kui nüüd juht siseneb rambile ükskõik millises suunas, siis harjumuspäraselt, kui on nii-öelda esimene kurv, siis sellest kurvist nii-öelda eeldad, et jätkub juba siis nii-öelda kiirenduskurv või nii-öelda see liitumine põhivooga. Kuid mis juhtub, on siis see, et kui see esimene kurv läbitakse ära, siis sirge tekitab tunde, et nüüd võiks nagu natukene kiiremini sõita, paraku nüüd tuleb veel teine kurv läbida ja see võib tähendada seda, et siit pigem hakatakse nii-öelda välja sõitma. Aga see teine kurv on just nimelt palju väiksema raadiusega ka. Just nimelt, eriti paistab see siin Keila-poolses otsas silma. Jah, et see ongi just kõige suurem oht, kui on sellise kujuga silmusramp ja see teine kurv on väiksema raadiusega kui esimene, siis kipub see nagu tulema väga ootamatult. Ja eriti ohtlik on selline lahendus mootorratturitele, kes eriti kui sa juba oled kurvis, siis nii-öelda juurde kallutada enam ei pruugi olla võimalik, et siis paratamatult sõidetakse välja. Meil ei ole nagu väga palju seda Eestis sellist kogemust, kuna eritasandi sõlmi on üldse vähe, aga mida ma olen tähele pannud mujal, et kui selliseid on tehtud, siis selliseid rampe, siis jah, ikkagi just sellised teravad rambilõpud, sealt ikka kiputakse piirdesse või siis välja sõitma. Kas on mingisugust püüdurvõrku mootorratturitele olemas, mis võiks sellise terava kurvi taga oodata neid? No, ma arvan, et esmajärjekorras peaks vältima sellist lahendust üldse. Et kui siis teha, et niimoodi, et see teine kõverik oleks suurema raadiusega, ehk siis just vastupidi sellele, mis siin tehtud on, aga ideaalis jah, peaks vältima. Ja teine asi, et ikkagi püüda teha jah, siis ühtlase konstantse raadiusega, et sul on konstantne kiirus siin ja siis kui ramp lõpeb, et siis hakkad kiirendama vaikselt ja selle põhivooga liituma. Ma küsin siia vahele kohe, et kas on mingisugused sobilikud märgid, millest seda liiklejat saaks järgnevast väiksest raadiusest hoiatada. Võib-olla on see point, et võib-olla peaks olema kohe antud ristmiku kujulised suuna mingisugused need tahvlid, millest sa saad aru, et see järgmine kurv tuleb järsk. No see on suhteliselt keeruline, et kui siia vahele nüüd vaadata liikluskorraldust, siis see on ja selle juurde tuleks veel, aga et nüüd tõepoolest on siin tehtud või ette nähtud sellised viidad, kus nagu justkui antakse seda sõlmekuju ette. Siit peab siis aru saama seda, et ja see on teine probleem, et nüüd toimub kõigepealt hargnemine ja siis toimub teine hargnemine järgi ja siis siin on antud nagu need põhisuunad ja näidatud siis silmusramp, et kuhu silmusrambilt saab, aga et tegelikult siin on 2 hargnemist järjepanu. Ma küsin kohe vahele, Raul, kas see 2 hargnemist nende vahel on vähemalt 2 sekundit? Me oleme kunagi seda taga ajanud, et ühe hargnemise ja teise hargnemise vahel peab olema piisav vaheaeg.
Ja see on see teine probleem, mille juurde ma tahtsin tulla, et see on õige küsimus, aga jah, mis oli eelmine küsimus, et noh, et kas saab mingi viida anda informatsiooni, et on mingisuguse imeliku kujuga silmusramp, siis ma kardan, et noh, see väga võimalik ei ole ja et seda juht ei suuda ka nii-öelda informatsioonina viidalt ka välja lugeda või aru saada, et seal on mingi ohtliku raadiusega siis kurv selle rambi peal, et noh, mis siin on, eks verised nooled peaks siin olema need, mis sellest teravast kurvist nagu märku annavad, ka palju muud vist teha ei anna. Teine asi, et nojah, kui siin taga oleks mingi vall ja haljastus nii-öelda ka, mis nii-öelda aegsasti annab märku, et kuule, et siit tuleb hakata keerama, siis see ka kindlasti aitaks, sest noh, mis siin veel on, et kui mõelda, siis siin ka sõidukite nii-öelda valgusvihud võivad häirida teisi ja nii edasi, et noh, kuna tullakse niivõrd lähedalt, et kindlasti oleks hea, kui siin vahel oleks vallid. Kui vaatame ka siin teisel pool, et nüüd siin tullakse nagu alla, ollakse muldes ja siis siin on see pikk ramp, mis läheb Keila-Paldiski suunal, et ka siin tegelikult on selline tuleme mäest alla ja siis valgusvihuga häirib nii-öelda teist suunda, et näed. Jah, ma saan aru, et siin ei ole tahetud nagu kuskilt ruumi kõrvalt juurde võtta ja ega teda siin selle Saue külje all väga võtta ei olegi, ütleme teisel pool oleks, aga on ilmselt olnud siis ülesanne, et modifitseerimine peab jääma olemasolevate nii-öelda tee maa-ala piiride sisse. Aga tulla siis selle teise märkuse juurde, et tõepoolest siin nüüd võib-olla vaataks asendiplaanid seda, et kui me nüüd tuleme kas Pärnu suunalt või siis Tallinna suunalt ja suvisel ajal 110-ga, talvel 90-ga, siis nüüd siin toimub hargnemine ja kohe järgi hargnemine ja tõepoolest nüüd kuidas juht peaks tegema siin selle lühikese maa peal, see on nüüd kuskil noh, kahe hargnemise vahe 50 meetrit, mis, kui sa küsid, siis 90-se kiirusega ongi täpselt 2 sekundit. Aga 2 sekundit on see aeg, mis on nii-öelda reaktsiooni aeg juhile. Aga ta peab ka informatsiooni kuskilt omandama, et ta üldse peab midagi tegema. Ehk tegelikult noh, niisugune reegel on, et näiteks viitade vahe peaks olema vähemalt 3 sekundit ja siis lisaks sellele, et on viitade vahe, et sa saad informatsiooni, siis peab jääma sul reaktsiooni aeg ja siis veel lisaks reaktsiooni ajale ka siis nii-öelda selle manöövri teostamise aeg, et see vahemaa peaks olema oluliselt pikem. Ja need näited, mis seal Google Maps'is olid nüüd, noh, siin on nüüd ikkagi näha, et need eraldumised, kui on eraldi, lähme selle teise sõlme juurde, on ikkagi väga pikad. No siin on veel 2 sõlme koos, aga kui tuleme vaatame siitpoolt, siis kõigepealt toimub eraldumine. Siin on, eks ole, viit, suunaviit, toimub 2 rajalt eraldumine, no ilmselt on muidugi siin ka suuremad liiklusvood, mis arusaadav, aga siis seejärel toimub nii-öelda omakorda hargnemine ja siin on veel viit. Ja kui me nüüd siin seda vahemaad mõõdame, ütleme ühest hargnemisest teiseni, siis on see üle 400 meetri. Ja noh, selle maa peal ikkagi on võimalik informatsioon omandada, on ka sirge, on nähtavus, et siin tuleb nii-öelda jälle mingi otsus teha, et kuhu poole siis hoiduda ja rooli keerata. Ja selles mõttes siin ka nii-öelda see kiiruslik liiklusvoo kiirus on ühtlane, et seda ei sunnita nii-öelda aeglustama. Kui me vaatame siis seda plaani siin, siis tuleb välja, et on selle ärapöörde raja peale joonistatud 70 märk
liiklusmärki ma siin kiiruspiirangu märki ei näinud, aga siin vist on mõeldud, et meil on ITS, ei tea, et noh, 70, noh, kindlasti aitaks, kui see voog aeglasemalt liiguks, aga mis neid samas sunnib aeglasemalt liikuma, et pigem reaalsus on see, et siia tullakse 90-ga sisse ja nüüd siis tehakse avastus, et ma peaksin siit tegema sellise üsna äkilise pöörde. Mis siin juhtuma võib hakata? No, inimesed on erinevad, juhid, kuidas kogemused on, mõni vaatab, et läks mööda, panen otse edasi ja siis keeran kuskilt tagasi. Teised on need, kes panevad piduriplokki ja tekivad tagant otsasõidud ja siis mõni pöörab. kolmandad, Raul, on veel need, kes Ääsmäel just piirde kaudu välja sõitsid. Just nimelt, et need hakkavad seda manöövrit tegema, aga kiirusest tulenevalt siis nad pigem sõidavad siit kuskile haljasalale. Kabelisse antud juhul. Ei tea jah, kuidas see asi täpselt lõpeb, aga kiirust arvestades pigem rasked vigastused, kui mitte siis fataalselt. Tagant otsasõidu puhul ilmselt tagajärjed on kergemat laadi, aga kergemad vigastused või rasked vigastused jällegi sõltub. Et arvestades ka seda, et siin on üsna äkiline see maasõidu raadius, siis ka nähtavusmured, kõike võib juhtuda. Kui vaatame teiselt poolt, siis siin on nüüd olukord natukene selles mõttes parem, et siin on see eraldumine toimub varem. Siin on ka pandud 70 märk nüüd katte peale, mida talvel küll, ma ei tea, kui hästi näeb, ja siis on ka väikene niisugune šikaanikene ja siin on siis piirdega eraldus. Ja siis toimub esimene hargnemine ja teine hargnemine. Et erinevus on see, et siin toimub nii-öelda vahetult peale põhiteelt hargnemist kohe teine hargnemine, siis siin nüüd on natukene sellist seedimise ruumi, et kõigepealt siis toimub eraldumine põhivoost, siis toimub esimene nii-öelda pööre ja hargnemine, et tegelikult siin nagu saaks seda informatsiooni paremini anda ja võib-olla oht on ka väiksem. Kuid teatavad ikkagi riskid siin on. Kui nüüd mõelda seda, et kas nüüd reaalselt siin hakkab midagi väga toimuma, siis tõepoolest selles sõlmes see vasakpööre Pärnu suunalt ringteele on ilmselt kõige väiksem voog üldse, kuivõrd enne Kanamaa sõlme on topisõlm ja võib arvata, et sealt nagu ennem keeratakse maha, kuigi nüüd ütleme raskeveokitele sealt pööramine on ebamugavam, isegi võrreldes nende rampidega, mis siia on pakutud. Et sellised mõtted, kas kellelgi on veel mõtteid, mis siin võiks muret teha? Reigo on ka täna vait olnud. Reigo tavaliselt räägib ka midagi. Tere. Ei, no selles mõttes, et ega nüüd esimese hooga ei tule midagi. Nende asjadega nõus, mis Raul nagu ütles. Lisaks on muidugi see, et nüüd kuna tehti üks viadukt, siis tõepoolest need põimumisalad siin ringtee suunal jäävad põhivoo juurde, mis on ka ikkagi risk, kuna viaduktil kipub olema libedam ja nii-öelda kuumera vertikaalkõvera peal. Et oleks võinud ikkagi mõelda, et kas teha eraldi viaduktid
nendele põimumisaladele. Sest tulevikus jällegi neid siia lisada no hästi ei mahu, sest kui seda ringteed siin nii-öelda laiendama hakata, et põimumisalasid eraldada, siis need rambid jällegi jäävad veelgi kitsamaks, nii et pigem ei ole jah võimalik. Ja ilmselt nendest vasakpööretest kõige suurem voog ongi see, mis tegelikult tuleb nüüd Pärnu poolt ja võib-olla keerab siit Keila, Paldiski, Saue poole. No, Sauel on päris palju tööstust, Keilas ka, kes seda kaudu siis siit niimoodi sõidavad läbi selle ülasilmasid. Ja teine suund, mis on ilmselt üks põhisuund, on siis ringteelt Pärnu suunas. Ehk need kaks voogu siin tegelikult põimuvad intensiivselt. Et kui midagi nagu lisada, siis ma mõtlesin, kas meil kuskil on selliseid järjestikusi hargnemisi, et siis Jägala tuli esimesena nii-öelda silma ette, kus Tallinna poolt nii-öelda ärapööre paremale, eks ole, seal on 2 järjestikust sükest hargnemist, küll pole täpselt sarnane sedega, aga ja siis võtsin lahti LKF-i selle kaarti, no seal 10 aasta jooksul on 4 kokkupõrget olnud, üks on ka isiku kahjuga, kus nad täpselt seal asuvad ja kui täpne see info, see on see selleks on ju, aga eks need hargnemised nii-öelda segadust tekitavad ja ega nad siuksed täiesti ootud ei ole selles mõttes. Siin on selline huvitav asi Jägala sõlmes, et nagu ühes kohas on 2 hargnemist täitsa, et tegelikult saagi aru, siin on 2 pilti lähevad, vaata on üle kattega, näitab halvasti, et geoportaalist oleks isegi parem vaadata, aga põhimõtteliselt tuleb 1 rada ja siis on nagu 2 hargnemist, on isegi märk näitab järjepanu. Aga need on ühele poole justkui hargnemised, et ja mu enda tunnetuse järgi on see tegelikult suht ebamugav koht, et tabada seda õiget haru ja õiget kohta ja kui seal nähtavus ei ole kõige parem ja kui tee ei ole tuttav, eks ole, kui igapäevaselt ei sõida, et ega ta nagu kerge selles mõttes ei ole. Ausalt, ma olen ise ka ühe korra, kui ma vasakule pidin minema, siis ma olen otse ja pärast kuskilt tagasi tulnud. Et ma olen selle õige koha maha maganud küll, sest ma arvasin, et vasakpöörde mahasõit on hiljem. Jah, tõepoolest, siin on ta juba füüsiliselt eraldatud, et kui siit nagu õigel ajal ära keera, siis on see rong läinud, jah. No, mõned inimesed sellisel juhul teevad ka siit pöörde. Ei näita see pilt jälgi, aga kujutan ette, et selliseid inimesi leidub ka. Ma olen selliseid pilte näinud YouTube'is, kuidas Eesti veoauto kuskil Saksa autostraadil sarnast tükki teeb ja rambilt vastupidi üles ronib. Ja, eks see oht põhiliselt ongi seotud nendega, kes ei ole tuttavad, harjunud selle olukorraga siin, et aga disainima peaks nii, et ükskõik, kes siia tuleb, ükskõik mis hetkel, et ta suudab navigeerida ohutult ja mõistab nii-öelda tagajärgi. Vot. Mul oli siin ka Mul on siiski üks mõte praegu selles suhtes, et kuidas sellele juhile seda muutuvat geomeetriat või seda ka tähendab nii muutuva raadiuse teemat kui ka seda suht kiiresti otsustust vajavat asja mingisuguse viidandusega ette kujutada. Meil on võimalik, linnas vähemalt on need valge taustaga märgid enne ristmikku
kus on võimalik kasutada konkreetse geomeetria loogikat. Et võib-olla siin peaks olema mingi analoogne abimärk üleval. Ja kuhu seda paneks? No igal juhul enne selle mõlema ärapööramise kohta. No sisuliselt siin liikluskorralduse plaanilise viit on. See ei ole see. Kui sa mõtled võrdluseks siukest, mis on Tallinnas tipiringi juures, kus on suunad sõiduradadelt, siis samamoodi võiks ka siin olla, kus on need rajad eraldi juba näidatud, sest selle märgi kujutuse juures ei ole suunad sõiduradadelt. Tipiringil suunad sõiduradadelt. Jah, kui sa tuled linna poolt mööda Sõpakat tipiringile, siis on valge taustaga märk, mis näitab, mis raja pealt, kuhu sa peaksid saama. Kurat, kas ma eksin või? Selle suunal just peaks olema. 2024 aasta pildi järgi ei ole. Vaata, mine linna poole natukene. Ai, no selles mõttes on küll need märgid on ringi peal on, jah. Ei, seal oli märk, mis näitas ringi ennast ja radasid, mis rajalt ringile minnes, kuhu saad. Ja see oli kesklinna pool. Äkki sa mõtled hoopiski Habersit või? Turbot. Siin võib tõesti olla midagi sellist. Läheneme. Ainil on õigus, jah, natuke linna pool on minu arust see nii-öelda sükene suur viit. Seal tipiring ja Sõpruse uiesteel. Ta on natukene bussi peal, no peale bussipeatuse seda, jah, bussipeatust kohe on nagu see. Kohe pärast bussipeatust on? Jah. Vaatame siis siit poolt bussipeatust. Ega seal mingi kollane ja siis seal kõrval vasakul on valge süke suurem. Ma ei mäleta, mis see number on. Eks õige, jah. Selline asi, jah. No see on see nii-öelda märk suunad sõiduradadelt või? Jah, aga midagi analoogset võiks genereerida ka Kanamale. Sest selle märgi kuju juures on võimalik järgida tegelikku geomeetriat. Minu meelest selle märgi puhul ei ole ette antud, et sul peab olema kõik täpselt nagu standardis joonistatud märgi kuju. Nii, ja kus sa ta ikkagi paned ja mismoodi ta siis seda infot annab siin, et või noh, vaatame liikluskorralduse plaani. Et meil on eelviit, peaks olema, ta oli vist mingi 500 meetrit ennem, juhendi järgi vist peaks olema kilomeeter ennem. No jah, see peaks olema selles kohas, kus on otsus juba tehtud, et kas sa lähed otse edasi Pärnu poole või hakkad kusagile keerama, ehk siis keerajad on lahutatud juba rajas ära ja kohe selle järel peaks olema see, mis ütleb, kuhu sa nüüd edasi keerama lähed. No siin on nüüd ilmselt siis portaali peal need viidad otse ja ärapööre, kus on siis Narva, Tartu ja Paldiski on kõik ühe selle peal. Et sisuliselt see oleks see koht või? Ma arvan küll. No, selles mõttes, et üks lahendus olekski, et siit keerab ära juba 2 rada. Noh, tegelikult on veel selline olukord ka Väos Sõlmes mingil määral, et kui tulla Narva poolt, siis siin... Ja mul on selle koha pealt ka konkreetsed videod, kuidas see lahendus ei tööta. Ja, aga siin on 2 rada ja siis üks rada keerab ära meil selle ringi peale ja teine paneb Laagna tee poole, eks.
täpselt. hargnemiste vahe on siin Päris normaalne. no 200 meetrit jämedalt. Jah. Jah. Aga siin on tõepoolest see, et on ka juba eelnevad selle viida peal on iga raja kohal täpselt öeldud, et no kõigepealt kuhu on sa sealt saad, aga sellegipoolest mul oli case, kus vend istus kõigepealt Laagna kanalisse mineval rajal ja siis viimasel hetkel keeras mulle ette, kui ma ringile hakkasin keerama. Jaa, sellepärast on, et see info seedimine võtab aega ja kui sul lõpuks jõuab siis selle 200 meetri pärast kohale, et tegelikult ma olen vale raja peal, et siis sa hakkadki nagu vahele suruma, et see vahemaa peaks olema pikem. Noh, siin viitadel on ka selline huvitav asi, et need allanooled on nagu ebatavalised, no millega tahetakse öelda, et vot sellelt rajalt saab sinna, aga no selle jaoks on tegelikult just need suunanooled ette nähtud, et kui see viit on selle raja koha peal, siis selle raja pealt sa saad sinna või tänna ja võiks näidata siis natukene seda suunda kah, et aga jah, omapäraseid asju on meil. Sest noh, kui nüüd siit tulla, et see viit näitab, et need kõik suunad on siis nii-öelda paremat kätt, siis kohe järgi tuleb nüüd järgmine, kus siis tegelikult ilma eelneva infota, okei, see suur eelviit oli, et siis siit toimub nüüd hargnemine ja palun Narva suund on siit. Ühesõnaga, siin on see asi selge, et see vahekaugus on liiga väike. Nüüd võib-olla on mõistlik minna nüüd selle ajutiste liikluskorralduste juurde, sest et kell tiksub. Reigol on käsi püsti. Enne kui selle uue teema juurde tahaks küsida, et kas need liitumised seal teisel pool otsas nii-öelda, kuidas need, äkki sa vaatad korra sinna nagu lähemalt siis, et mismoodi need seal on, aga need ka vist kõige mugavamad pole, et kui nii-öelda rambi pealt keegi hooga tuleb, et kuidas siis keegi, kellele teed nagu annab. Väga õige märkus, sellepärast, et ma praegu näpin seda Euroopa e-teede lepingut ja seal on öeldud selgelt, et liitumised ja lahknemised peatee suhtes toimuvad paremalt. Paremalt tullakse juurde ja paremale minnakse ära. Ja kui ma võtan Järvevana case'i, siis Järvevanal on selle vastu räigelt eksitud. No siin on jah, tõepoolest toimub esimene liitumine, kus on siis, see on nüüd ringteelt Pärnusse suund ja teine on siis ringteelt Keila poolt Pärnusse suund, saavad siin kenasti kokku ja peaks siis Keila poolt, Saue poolt tulev suund andma justkui nagu teed ja liituma selle vooga kõigepealt. Siin on vist nüüd näidatud piire vahele, et piirdega on eraldatud põhivoost kuni siis pärast seda bussipeatust toimub siis liitumine põhivooga. Et jah, ilmselt siin see piire ikkagi natuke aitab, et need siin lepivad omavahel kokku, saavad kuidagi siis ritta võetud ja tulevad ja liituvad selle põhivooga. See on nagu siin esmapilgul ei tundu nii kriitiline, et selles mõttes. No siin on muidugi need bussipeatused on, mis on hea, et siit nüüd pannakse see kohalik teeots kinni. Kogu ja teed ehitatakse, ehk sellised suundristmikud siit kaovad ära. No, mis on nagu murekoht, et samal ajal need teisele poole jälle planeeritakse uusi, et siin on ju Saue pool otsas on ja kuskile siia planeeritakse uut sellist suundristmikku, mida küll ei peaks tegema, aga noh, see selleks.
ja need liitumised vist on nii, nagu nad on kogu aeg olnud, et siin midagi otseselt ei muutu. No see, kui siit minna Keila poole, siis siin on küll see mure, et siit tuleb ju kohe see Saue sõlm otsa ja see vahemaa kahe sõlme vahel on nagu väike. Et eks siin on kohe järgmine nagu põimumisala kahe sõlme vahel. Aga nagu Ain ütles, läheks selle ajutise liikluskorralduse juurde. Me saime siin mõningasi pilte ja tegelikult ka statistikat. Võtsin selle, et Ain küsis LKF-ist, et tea, kui hästi see näha on, aga siin on tõepoolest üsna sündmuste rohke olnud ja on ka jagatud ju neid videosid, kus siin ütleme, kui see viadukt õhiti ja veokid olid suunatud siis üldse topisõlme kaudu liikuma ja ei võinud siin nii-öelda koha peal ei tagasipöördeid teha ega midagi, ütleme tagasipöörded olid disainitud ainult sõiduautodele. Siis jah, siin on toimunud tagantotsasõite mitu tükki ja siis uue viadukti ehitamise ajal ehk viadukti õhkamisest kuni uue silla viadukti esimese raja avamiseni kokku 39 juhtumit ja siin nüüd pärast siis seda avamist omakorda 3. juunil napilt kuu ajaga on ka olnud 4 juhtumist. Et see ajutine liikluskorraldus ikkagi jätab ilmselt soovida. Kui sedavõrd palju nagu juhtumisi on. See on päris jah, kui vaadata LKF-i seda kaarti, siis seal selle aasta nii-öelda juhtumid on päris kirju on see kant seal. Et võrreldes varasemate aastatega on ikkagi nagu võiks öelda niimoodi, et kui võtad ühe aasta, vaatad seda käesoleva aasta poolt aastat, siis nagu kordades rohkem on neid õnnetusi praegu või neid. Päris kirjuks see pilt selles mõttes. Ja 2025 on ikka väga jah, palju täpikesi siin, võtame enne ehitus 23 võrdluseks, pole suurt midagi. Lükka 25 välja ka. Ja siin on ikka, jah, pole suurt midagi, et see näitab ikkagi seda ehitusaegse liikluskorralduse väga suurt probleemi siin. Aga vaat seda mina ei tea, et tegelikult on ju Euroopa Liidu nii-öelda nõuega see sama direktiivi põhine, et tuleb nii-öelda kontrollida ka neid või nad polnud vist audit, aga ikkagi nii-öelda see ülevaatus nende ajutise liikluskorralduse kohta on ju, et mingi regulaarsusega tuleks neid ka teha. Mäletagi, kas see oligi liiklusohutuse kontrollimine või midagi, mingi selline nimetus, kus oli nii-öelda 2 asja, eks ole, et olemasolevad teed ja siis ajutine liikluskorraldus, et mida tuleb regulaarselt nii-öelda üle vaadata ja hinnata ja aruandeid teha, et ma ei tea, et Eestis oleks neid asju nagu tehtud. Et kas seda kuidagi rakendatakse? Seda saame Jaan Saia käest järgi uurida, minu teada ei ole ka midagi tehtud enamgi veel, need liikluskorraldused on koostatud kodaniku poolt, kellel diplom ei ole veel käes, kutsest rääkimata. No vahet pole, kes on kodanik, kes neid teeb, aga probleem paistab olema selline üldine nagu juhtimisprobleem, sest ega see ei ole esimene ega viimane objekt, kus selliseid probleeme on, et meil on siin ju olnud teistel objektidel, kus on sõidetud viadukti tellingutesse sisse, kas või Sakus oli uue viadukti valul, et läks väga napilt, et kogu viadukti valu oleks tuksi läinud. Õnneks oli jõudnud piisavalt kivineda,
et selliseid ehitusobjektidel raskeid avariisid ja samas ka palju kergemaid avariisid on kuidagi liiga palju meil. Et siin tuleks nagu väga tõsiselt suhtuda sellesse ja üks asi on see, et nii-öelda jälgida, et kuidas asjad toimivad ja siis adekvaatselt reageerida, aga üldse nagu ennetada, et need ajutise liikluskorralduse projektid vajaksid samamoodi auditeerimist erapooletult ja nendega tuleks nagu tõsiselt tööd teha, et analüüsida, et kuidas nad nagu toimivad, sest siin on olnud ikkagi väga süstemaatilised probleemid, kus ei ole aru saadud sellest, et kuidas liiklejad tegelikult loevad seda informatsiooni, mis neile antakse, kuidas nad sellest aru saavad ja seda, et noh, nii-öelda mingi kohustusmärk ei ole suunaviit. Et mis on olnud nagu just selle Kanama sõlme puhul, nii palju kui ma ise olen nagu sattunud siin sõitma, et mulle öeldakse, et ma pean sõitma noolega vot sinnapoole, aga ma ei taha sinnapoole sõita. Ja mul ei ole nagu infot, et kuhu ma peaksin minema või siis on see olnud kuskil mingi hästi väikese märgikese kuskil, et mingeid pilte siin Jaan oli jaganud Aini ja minuga eile, et ma ise ei ole jõudnud nendesse väga süveneda. Aga jah, selliseid nii-öelda tähelepanekuid ma olen küll teinud, et siin on kuidagi püütud liiklejat informeerida kohustus- või keelumärkidega, mis põhimõtteliselt ei ole nagu õige. Jaani kommentaar oli muidugi see, et milliseid jooniseid sa tahad, et meil on neid selle ehitusprotsessist juba 600 tükki. Nii et ma arvan, et seda ajutist liikluskorraldust on niivõrd palju kordi kohendatud, et kogu sellest jooniste järjekorrast mingit loogikat tajuda on raske. No kui me vaatame nüüd siin seda informatsiooni, et miks peab olema siin viit ja siis selline suunad sõiduradadelt märk väikese vahega ja siis Pärnusse suunatakse hoopis Tallinna suunda. Ja siin tõepoolest tekib nüüd segadus juhil, et oot, aga miks ma pean, Pärnu on ju teisel pool. Ja ta hakkab otsima võimalust ikkagi teha seda pööret kuidagi siis siia. Nüüd tegelikult on ilmselt siis see, et siin on tagasipööre, tuleb seal edasi, mis siin joonise peale ei ole mahtunud. Ehk siis suunatakse nii-öelda Tallinna poole ja sealt peab tagasi keerama. Sealt saab tagasi pöörata ainult sõiduautoga. Kui sa sinnapoole oled suunatud rekkaga, siis sa lähed läbi Topi-Sõlme. Jah. Et noh, ka need viidad ju tegelikult võiks olla siis siin kas või portaalina või siis, et see Paldiski-Keila on meil vasakul pool ja Pärnu on siis paremal pool. Aga siis võiks olla siin ka see info, et tegelikult tuleb U-pööre või midagi järgi, et saaks aru, et mis toimub. Ja siin ilmselt veel oli see teema, et noh, tegelikult on eelnevalt siis väikeste samasuguste viitadega raskeveosed suunatud sinna Topi-Sõlme ehk Juuliku Tabasalu pidi, et nad tulevad sealt hoopiski, et nendel ei ole ju need tagasipöörded mõeldud siin. Siin on mis olukorra korraldus see üldse on. Palju keelumärke. Kohustus liikuda otse ja samal ajal tuleb kohe miinus ette. Siin on ka huvitav, see näitab siis seda, et see on peatee
ja see on kõrvalteed, see, nojah, Anna kas teed. see miinus on teisel pool, et sama märgi tagakülg või? Ilmselt küll jah, sest märginumber on teisele poole kirjutatud. Ja no statistilises mõttes on siin ikkagi olnud palju probleemi, mis näitab, et siin oleks pidanud rohkem ilmselt tööd tegema selle liikluskorraldusega. Märke on küll hirmus palju, aga kui palju see juht jõuab nüüd neid lugeda ja nendest aru saada, et mis toimub, et siin on nüüd näidatud, tagurpidi lugeda, Tallinn Jüri, aga kas Tallinnasse saab ja Pärnu maanteed pidi jah, ja Jürile ringteed mööda, aga Pärnu maantee otse. Jaa. Ma ütleks niimoodi, et kui ma ise seda sõitnud olen, siis Keila poolt tulles sellel olukorral on asjad suhteliselt veel loogilised, aga põhiline tõrge tekib just selles, et kui ma tulen Jüri poolt ja tahan Pärnusse minna, et mikspärast ma pean tulema tagasipöördega, et ma oleks teinud pigem niimoodi, et kõigepealt oleks tagasipöörde teinud ära siit, kus sa praegu oled, Pärnu omade jaoks ja siis tegelikult selle läbi tagasipöörde oleks Keila peale saatnud. Jah, no eks siin on olnud neid erinevaid etappe, kuna nad on ju siia neid rampe uue koha peale ehitanud, et seda nii-öelda tööplatsi endale kätte saada jupi kaupa, et siis on neid muudatusi ka palju olnud. Et sellest see 600 joonist nagu räägib. Üldskeem, jälle üldskeem, et sihukest detailsemat joonist ei ole, et noh, ja praegu ma saan aru, et see järelevalve suuresti selline ongi, et Transpordiameti ametnik peab kooskõlastama ja mingid tingimused, aga samal ajal on ju Transpordiamet tellijana, siin on tähtajad peal ja ega siin ei saa pikalt protsessida nii-öelda. Meil oli nagu see mõte, et tooks juurde sellise lepingulise audiitori staatuse selliste tööde juures, et ametnikul oleks kõrvalt võtta keegi abiline selliste asjade läbinärimiseks. Sa, Raul, valmistasid nagu ühe mõtte ette selle jaoks. No jah, kui mõelda seda, et kui tahta tõsiselt võtta ja ennetada probleeme, siis peaks nagu tegema mingi niisuguse erapooletu auditeerimise, aga peab aru saama sellest, et noh, kui objekt on töös, mingil hetkel on neid muudatusi väga kiiresti vaja, noh, see ei ole see koht, kus hakata tegema auditihanget. Et siis peaks olema pigem selline raamlepinguga Konsultant. nii-öelda konsultandid, mingisugune punt, ütleme, erinevad audiitorid, kellele siis saab pakkuda või küsida, et kuule, et noh, nii-öelda põhitingimuste tunnihinnad, asjad on kokku lepitud ja siis nii-öelda reageerimisaeg ja järjekorras pakutakse audiitoritele, et kuule, et need on vaja jälle üks liikluskorraldus läbi vaadata, et nii et siin ta on ja tee tööd. Ja siis sellega aitaks nii-öelda sellised suuremad fopaad nagu ära hoida. Et ja sa ei pea nagu mingi eraldi hanget tegema, vaid see käib nii-öelda kiire küsimus-vastus ja saab teenust osutada.
Kusjuures ma ei taha midagi pahasti öelda konkreetsete inimeste kohta, kes sellega tegelevad, siin Jaan Saia või keegi teine, vaid küsimus ongi nagu selles, et ametnikul oleks vaja eksperdi tuge. ja noh, ametnikul on ju seal palju neid asju laua peal, et sa ei jõuagi kõike nagu korralikult läbi töötada ja noh, nagu ma ütlesin, et ega samal ajal sul on ju justkui see tellija roll ka, et ja siis tuleb töövõtja, hakkab ütlema, et kuule, et sa siin jokutad või ei lase mul tööd teha. Et see on keeruline, noh. Aga ma tahaks nagu ühe asja veel küsida, võib-olla see ongi tegelikult nagu küsimus ametnikele, et kui meil siin on toimunud tõesti päris palju juhtumeid. Okei, kahjunumbrid ei ole kokkuvõttes väga suured, aga selliseid asju siukses kohas ehitusaegselt ei tohiks ju üldse olla. Et kas on mingisugune tagasiside või analüüs, et miks üks või teine asi toimis ja kui selle põhjus võis olla kehvas ajutises liikluskorralduses, siis mis asi läks valesti? No, Minu arusaamist mööda sellist nagu analüüsipunkti praegu kusagil ei ole. ja siin oleks põhjust seda küll teha, jah. Et isegi kui need kahjunumbrid on suhteliselt väiksed, nii-öelda otsekahjud, siin autopleki mõlkimised, ilmselt isikukahjusid õnneks ei ole, siis see ju tähendab, et siin on liiklustakistust olnud palju, nii-öelda ühiskonnana me oleme maksnud oluliselt rohkem. No see liiklustakistus ongi just probleem, arvestades neid liiklussagedusi konkreetsel objektil, et on siin kuulda olnud tund ja mitu tundi liiklus seisab selle tõttu, et mingisugune vend on ennast kusagile kinni sõitnud. Igatahes, jah. Nojah, küsimus, et kui palju nagu seda üldse keegi kokku rehkendab, et kui palju on mingid need avariid ja liiklustakistused nagu ühiskonnale kahju toonud. Ja et noh, otsesed kahjud on need LKF kinni maksnud siin, eeldades, et kõigil on kindlustus olemas ja aga moraalne ja muu kahju, et seda ei maksa keegi. Okei, aga mulle tundub, et me oleme minutite poolest päris ilusti selle tunnikese enam-vähem ära kasutanud. Ja võtaks paari sõnaga asjad kokku, et need tähelepanekud, mis meil olid praegu selle projekti enda suhtes, puudutasid esmalt seda liiklejate teavitamist ja teiseks seda muutuva raadiusega kurvi, et kuidas muutuva raadiusega rampidesse suhtuda, kuidas seda liiklejale teada anda. See on üks nagu niisugune võtmepool projektist endast ja teine, kui me räägime siis ajutisest liikluskorraldusest, siis siin on pigem nagu küsimus selles, et märke kui selliseid oleks vaja võib-olla vähem, aga rohkem oleks vaja mingit sellist abistavat üldtahvlit, mis näitab, et suunad sõiduradadelt ja kust kaudu sa kusagile saad. Et ei tekiks sellist situatsiooni, et Pärnusse suunatakse mind Tallinna poole ja ma kuradi moodi aru ei saa, miks. Kui mul oleks seal kuskil kõrval mingisugune suur tahvel, mis näitaks ära, et 200 meetri pärast tagasi pöörde, siis ma saan aru. Ja tagasipöörded ka, et peab arvestama kõigi liiklejatega, et me ei tohiks disainida nii-öelda, et ainult sõiduautole, et kui nii sellised erisused ei toimi hästi, et siin ikkagi on need veokijuhid ei ole aru saanud sellest, et nad peaksid hoopis mingisugust teist marsruuti kuskilt sõitma. Et parem on asju ikkagi korraldada niimoodi, et
kõigile on see nagu ühetaoline, lihtsasti loetav ja arusaadav, et üks nii-öelda ajutine korraldus kõigi jaoks, mitte mingisugused erisused ja siis, et need igast tagasipöörded ja need oleks ka siis tehtud selliselt, et sealt kõik mahuvad keerama ja kui nad seda pööret teevad, et siis nad ei satu ka kogemata nii-öelda põhisuunal ette, et nagu siin juhtus eelmisel nädalal oli vist üks selline juhtum, kus just tagasipöördel keeras nii-öelda välja teisele ette, et siin on jah, mõtteid palju, kuidas parendada, aga ilmselt on kõige olulisem asi on see protsess, et kuidas projekte kavandatakse, auditeid tehakse ja kui tõsiselt nendesse suhtutakse, et loodame, et siin asjad lähevad tulevikus paremaks. Aga aeg ongi täis. Tänan kõiki osalemast ja järgmise korrani. Kuuma suve ja kõik tantsima ja laulma nüüd. Ja märkus veel selline, et kui kellelgi on ideid järgmise korra teemade kohta, andke meile teada. Jah, liiklusohutuse auditi kanalil või grupis võtame teemasid hea meelega vastu. Aitäh!